Tere, Joel! Tere, Elisabeth! Kuule, räägi veits endast, mis sa tulid siia tegema, kes sa oled? Teeme selle sketši kohe ära või? Ma ei No. mäleta, kuidas see läks eriti, Nii. aga ma olen Joel ja ma tulin siia vastama küsimustele, nii et mul on ülilihtne ülesanne täna olnud. Lihtsalt sõida 3,5 tundi ja tulen vaatan armsaid sõpru, kuidas teil läheb ja kui ilusad pruunid te kõik olete, nii et tuleb tore aeg. Aamen, tuleb. Kuule, kas sa tahaksid palvetada ka enne, kui me hakkame rääkima Muidugi. ja vastama küsimustele? Ja. Kallis püha vaim. Tänan sind selle eest, et sa liigud siin oma rahva keskel just nüüd. Jeesus, tänu sulle kõigi nende päevadest, mis siin on juba olnud ja mida sa oled teinud. Ja Jeesus, ma palun ka praegu erilist sellist südamete avatust, Jumal, sinu häälele. Ma tänan, issand, et sa võtad üle ka minu mõistuse, minu südame, minu keele, kõik need sõnad, Jeesus, ma tänan, et sa õnnistad ka Elisabethi ja Jumal, me oleme siin ainult ühel põhjusel, et sinu ihu saaks üles ehitatud. Me palume, kallis püha vaim, varusta oma kogudust, kes täna siin koos on, igat sinu ihu liiget kõige sellega, mis me vajame just nüüd selles hetkes. Jeesus, ma tänan, et sa lõikad läbi kõik muremõtted, kõik igasugused takistused, mis praegu on ja ka segadused peas, mis tahavad mõtteid lihtsalt rändama viia, aga Jeesus, ma palun ühte üleloomulikku rahu. Tänu, Jeesus, et sa oled oma rahuga siin ja sa toidad täna igat näljast hinge. Amen. Aamen. Aitäh. Aga asumis kohe asja juurde. Ehk siis noored on siin kirjutanud küsimusi sulle. Ja millest me üldse räägime täna? Keegi teab? Me räägime, kas sa tead, millest me räägime? I have no idea. Okei, me räägime Jumala hääle kuulamisest, Wow. talle verest ja pühast halleluuja. elust. Ehk siis ülipalju korraga. Aga tegelikult esimene küsimus ongi, et mis oli sinu esimene kokkupuude Jumala häälega ja kuidas sa teda kuulsid? See on reaalne küsimus praegu, mis on küsitud. See on reaalne küsimus, see on kirjas. No päriselt. Reaalselt on. Minu käest. Sinu käest, mis oli sinu esimene kokkupuude Jumala häälega? Täiega hea. Kaua teil aega on? Et kui kaugele me lähme, siis maailm oli mustvalge veel siis. Kui te teate, kunagi oli maailm mustvalge ja värve ei olnud, aga siis tulid värvitelekad. Aga ma arvan, et minu esimene kokkupuude Jumala hääle reaalse kuulamisega jääb kuskile 15-aastase tagusesse sündmusesse, kui võib-olla te olete siuksest asjast kuulnud nagu Pluss Meedia, mis on Eestis tegutsenud ja teeb noorte ajakirja on teinud ja teeb telesaateid ja värke. Reaalselt ma otsisin seda inimest, kes Eestis võiks seda meediatööd nagu alustada ja selle juht olla, aga siis ma kuulsin reaalselt nagu Jumala häält ütlemas sellise lause mulle, kui meil oli 3 kandidaati olnud ja ükski neist kuidagi ei sobinud või ei haakunud. Ja siis ma olin just loobumas ja minema kõndimas sealt meie välispartnerite juurest, et nagu, et mis saab, mets on nii hea asi, läheb nahka praegu. Ja siis kõnnin koridoris ja siis ma kuulen häält reaalselt, kuidas Jumal ütleb, et Joel, sa tead, milline see ajakiri peab olema, miks sa ei võta seda? Mul endal ei ole mingit backgroundi ajakirjanduses ega kuskil, aga siis ma läksin tagasi nende bosside juurde, ütlesin, et kuulge, öelge, mis ma tegema pean, ma hakkan seda juhtima. Et see oli nagu esimene selline koht, kus ma kuulsin, et Jumal mul käskis reaalselt midagi nagu nii konkreetselt ja selgelt nagu teha. Aga 10 aasta tagusest või 11 aasta taha jääb see koht, kus ma oma südames hakkasin otsima sellist igapäevast nagu Jumalaga osaduses elamist ja käimist, kus ma võiks igapäevaselt kuulda seda, mida tema räägib, mida mu isa mulle tahab öelda. Nii palju, me kristlased oskame ju ise öelda oma isale igast asju, me nimetame seda palveks, eks ju, et kus me lihtsalt laseme. Aga kui vähe me kuulame tegelikult, mida tema ütleb, et kui igav on sellise vestluspartneriga, kes tegelikult ainult ise räägib ja üldse ei kuula. Ja ma arvan, et Jumalaga on ka tegelikult hästi oluline see, et me õpiks selle kuulamise poole ka ära, sest et kui me oleme tema lapsed, siis isa räägib iga oma lapsega. Nii et ta räägib sinuga ka hea meelega ja minuga ta räägib ka igapäevaselt. Nii et 15 aastat ja 11 aastat on sellised märgilisemad sündmused. Aga kuidas sa siis seda Jumala häält kuulsid nendel hetkedel võib-olla? Okei, no ma natuke avan siis seda, et minu enda tunnistus nagu jääb sellesse 11 aasta tagusesse sündmusesse, kus tegelikult ma olen ise kristlikus peres nagu kasvanud ja ma olen kristlane olnud tegelikult kogu eluaeg. Ma ei ole nagu suutnud aru saada, et nagu kuidas see ahvivärk ja kuidas see pauguvärk kõik asjad on teinud.
ja ma olen uskunud, et Jumal on nagu nende asjade taga, et selles ma ei ole kahelnud. Aga kas ma olen ise suutnud elada seda elu, mida nagu kristlaseks nimetav inimene peaks elama, siis seda kindlasti mitte. Ja kuidas see Jumala hääle kuulamise oskus minu ellu tuli, oligi nagu sellisel kriitilisel hetkel selles mõttes, kus ma olin veits nagu ristmikul. Et ma teadsin, et ma nimetan ennast kristlaseks ja inimestele ma jätan kristlase mulje, aga ma ise teadsin, mis minu südames tegelikult toimub ja kuidas ma päriselt elan. Ja need kaks maailma nagu ei läinud kokku, et selles mõttes oli mul endal üliraske nagu koht elus, kus ma teadsin, et kes tunneks nagu mind ja näeks, mida ma teen ka suletud uste taga, siis kui keegi ei näe, siis ta nimetaks mind silmakirjalikuks. Ja kui ma sellest aru sain ja nagu ausalt endale julgesin otsa vaadata, siis oli see koht, kus ma lihtsalt hakkasin vajama seda, et Jumal minuga räägiks, kus ma sain aru, et okei, ma ise ei suuda nagu selles elus navigeerida sellisel viisil, et elada õigesti, et elada ühte püha ja puhast elu, nii nagu me täna räägime ka siin, eks, siis see nagu sundis mind, et ma vajan tegelikult nagu seda isiklikku kokkupuudet Jumalaga, ma vajan kuulda tema häält, ma vajan tema juhatust ja sellest vajadusest ja sellest igatsusest, isiklikust igatsusest kasvas välja nagu see elav suhe temaga alles, ma arvan, kus ma mitte ainult ei räägi talle oma palveid, kuidas ma tahan, et tema teeks mu elus, vaid ma olen valmis ka kuulama, mida tema tahab, et mina teeks nagu oma eluga. Okei. Aga kuidas ta selles mõttes sulle räägib, et kas tuleb mingi hääl taevast, inglikoor laulab ja taevad avanevad ja siis öeldakse, et Joel? Ja, ma arvan, et see on vahel ka nii, aga super erinevalt räägib, sest et ma usun, et meil kõigil on erinevaid sõpru, osad räägivad niisuguse vaikse häälega, rahulikult, osad ainult saadavad sulle sõnumeid, üldse nagu ei räägi, helistad talle, siis ta on vait telefonis, siis kirjutad sõnumis, kõik on korras nagu. Et me oleme erinevalt harjunud ja Jumal tegelikult näeb ka seda, et kuidas kellegiga suhelda. Ja minuga on ka päevi, kus ta nagu väga selgelt ütleb ja häälega räägib, kui on vaja nagu kuulda, aga siis on päevi, kus ma tema sõnas kuulen tema häält, tunnen ta ligiolu ja vahel vaikses sosistuses nagu lihtsalt tuleb mingi mõte ja ma ei saagi tegelikult lõpuni aru, kas see on mu enda mõte või see on Jumala hääl. Kuni ma alles proovin ja selle sõna järgi teen ja siis saan aru, et see oligi Jumal nagu. Et seda on üli erinevalt, et siin on väga erinevaid kogemusi mul ja ma usun, et siin on väga erinevaid kogemusi sul, aga mis selle asja nagu tuum ja alus on pigem nagu ma ütleks, et võib-olla see just, et see igatsus lihtsalt nagu kuulda seda, ükskõik mis viisil siis. Aga sa tegelikult avasidki juba järgmise küsimuse, et kuidas sa teed vahet sellele, et mis on Jumala hääl ja mis ei ole? See on ka hea küsimus, jah, sest meil endal ju inimestel on vaim, hinge, ihu, eks ole, ja me usume seda, et kui me sünnime uuesti, siis Jumala püha vaim tuleb meie sisse elama. See on, eks ole, Piiblis kirjas Johannese evangeeliumi 14. peatükk, 23. salm ka, et Jeesus ütleb seda, et mina ja mu isa, me teeme oma eluaseme nagu sinu sisse ja seda me usume. Jeesus läks ära, ta ütles, et ta saadab lohutaja, ta saadab meile, et see on parem meile, et ära läheb, muidu ei tuleks püha vaim, kes elab meie sees. Ja nii, et meie vaim ja püha vaim on nagu saanud meie sees üheks, aga meil on ka see hingeline pool, see, mis on meie tahtmised. Et ma raskelt tegelikult tahaks praegu ujuda selle asemel, et Joeli kuulata. Käsi püsti, kes tahaks ujuda praegu? Okei, üks aus inimene, 2 ausat, 3 ausat inimest ja kohe saate. Me super kiiresti võtame, see oli viimane küsimus ja ma teen nalja, tegelikult läheb edasi. Aga selles mõttes on see vahe tegemine taandub tegelikult paarile sellisele olulisele printsiibile, millest üks, me peame testima, nagu kõike tuleb läbi katsuda, kõike pimesi ei tasu nagu midagi usaldada ja tegelikult Jeesus ei kutsu meid ka ennast järgima mitte pimesi, et umbes, et pane kõik džipid, pane ühele numbrile ja umbes nagu vaata, kas võidab või ei võida, eks ju. Vaid ta kutsub läbi katsuma, läbi proovima, et see usk meie sees oleks lisaks sellele, et ta on nagu kindel veendumus ja teadmine, oleks nagu kogemuslik ka, et siin on 2 poolt. Nii et paar asja, mille najal mina näiteks kontrollin seda, et kas see võib olla Jumala hääl, kes minuga räägib. Üks on see, et kas see läheb Jumala enda sõnaga kokku, sest Jumal mitte kunagi ei räägi enda sõnale vastu. Inimestena me oleme puudulikud ja ekslikud, aga Jumal on täiuslik, metsamus seelik sügeleb. Et meie inimestena oleme ekslikud ja vahel me ütleme ühte ja mõtleme teist ja ülehomme me mõtleme 3. asja. Aga Jumalaga me sina ka pea meeles seda, et Jumal on täiuslik. See tähendab, et ta mitte kunagi ei saa oma sõnale vastu ollu minna. Seepärast, et see tähendaks, et ta ei ole täiuslik. Nii et sellepärast on üks asi, kuidas me saame usaldada alati seda, et see on Jumala hääl, on see, kui see läheb kokku selle raamatuga, mida Jumal on nagu rääkinud. Ja teine asi on see, et tavaliselt on see Jumala hääl siis, kui sa räigelt hakkad kartma. Nagu minu puhul see on nii. Et kui ta midagi sellist ütleb, mis minu enda sees tekitab nagu sükest, veits nagu kartust, et ma ei saa sellega hakkama või seda tunnet,
aga tegelikult ongi nii, et kui Jumal meiega räägib, siis Jumal ei vaata meid sellistena, nagu me ennast näeme. Nagu saamatute ja läbikukkujatena ja nõrkadena ja mis iganes, ühtepidi vildakad ja teistpidi vildakad, vaid Jumal vaatab meid sellistena, keda ta näeb, et me saame olla. Ja siis, kui ta meile ka räägib midagi, siis see on teinekord nagu midagi päris ägedat lihtsalt, mida ise nagu välja ei mõtleks. Et need on nagu minu jaoks paar sellist asja ja kindlasti siin on veel, et tasub asju läbi palvetada, kui sul on mõni hea kristlasest sõber, kellega asja jagada, kindlasti koguduse osadus, kui sa oled nagu segaduses ja see mingi suur asi elus on, näiteks kellega sa abielluma peaksid, siis kindlasti mine küsi oma ma teen nalja, et seda ei pea pastori käest järgi küsima, kellega abielluma pead, seda peab ikkagi palves ise, ma arvan, seda nagu kuuled ka, aga kristlastena meid ei ole loodud üksi elama, et Joel Reinaru on Jumala rahvas ja ma kõnnin siin Eestimaal Jumala rahvana ringi. Ei, Joel Reinaru on ainult üks osa Jumala rahvast. Sina oled teine osa Jumala rahvast, et me oleme kõik nagu üksteise liikmed. See on see pilt, mille piibel nagu maalib ja mida rohkem me üksteisest ka sõltuvad oleme ja arvestame üksteisega, siis tegelikult see loob meile nagu sellise no ma ei ütle nagu turvalisuse, aga meil on raskem mööda panna. Okei, aitäh. Kui pärast poole jääb aega, siis saab veel küsida selle kohta ka küsimusi, aga küsimused lähevad edasi selle teema laiendatud versiooni juurde, ehk et püha elu, et kuidas sellega on seotud, et kuidas sa kaotad oma elu, et see leida? Mida see tähendab? Et oma elu ära kaotada? Ja. Kuidas kaotad oma elu, et see leida? Ma tahaks näha neid küsijaid ka, seepärast, et mul on tegelikult väike siuke eelarvamus, et need, kes küsivad neid asju ka, siis nad on ise oskaks ka väga hästi vastata nendele küsimustele. Et siin ei ole nüüd nii, et Joel tule ja ütle, mis ma tegema pean, et ega mina ka super palju ma õpin ja praegu ka ma kasvan tegelikult selles Jumala tundmises, selles oma elu pidevas mahapanemises ja selles pühaduses ja pühitsuses ja selles Jumala hääle kuulamises ja kõiges ma kasvan. Ma ei ole täna siin, ärge mitte hetkekski mõelge, et Joel tuli siia rääkima, kuidas asi peab olema ja tehke Joeli järgi üldse mitte 100%. Ma usun, et paljud teist siin on pühamad ja käivad nagu palju paremas tunnetuses ka issandaga koos, aga mina samuti, ma kasvan ja ma tahan olla selles innukas. Piibel õpetab meid et Jeesust nagu järgida on ainult üks versioon. Ja see on see, kui sa endast oled valmis loobuma. Et sa ei saa nagu mõlemat. Ja Jeesus teeb sellega tegelikult nagu üli sellise targa lükke. Ma ütleks nii, et ta võtab selle vastutuse nagu meie pealt ära ja ta võtab enda kätte. Et kui me ise mõtleme ja vaatame seda elu, siis siin on nii palju, proovin üli lihtsalt rääkida, et ma ise ka aru saaks, et ma väga keeruliseks ei läheks. Siin on nii palju erinevaid neid, kuidas öeldakse, need võrrandis, igasugused X-id ja Y-id ja muutujad, mis asjad? Tundmatuid muutujaid on nii palju siin elu võrrandis, et me keegi ei tea tegelikult, milline meie homne päev välja näeb. Me elame selles usus, et homme mu äratuskell äratab samamoodi nagu täna, et homme mul on samasugused ilusad lokid veel peas, eks ole, ja samasugune sirge nina, mitte ei ole kõver ja et mu silmad tulevad hommikul lahti, et me elame tegelikult selles usus. Aga mõtlen nüüd seda, ma räägin ühe loo, mida ma olen ikka näiteks toonud. Ühel mehel oli hobune. Kui paljud teavad hobuse lugu? Erkistab. Okei, ühel mehel oli hobune ja see hobune põgenes ära. Ja siis naabrimees tuli selle mehe juurde ja ütles, et kuule, jube halb õnn, et sul oli hea hobune ja hobune põgenes ära. Jube halb õnn, Ja siis see mees ütles, hea õnn, halb õnn, mis mina nendest asjadest tean. Järgmisel päeval see sama hobune, kes ära oli põgenenud, tuli tagasi ja tal oli 10 metsikut hobust kaasas. Naaber oli jälle platsis ja ütles, et kuule, hea õnn, et see hobune ära läks. Vaata, sa said nüüd 10 juurde. Mees ütleb jälle, et hea õnn, halb õnn, mis mina nendest asjadest tean. Järgmisel päeval üks nendest metsikutest hobustest lõi selle peremehe poja vigaseks. Naaber oli jälle platsis, ütles, näe, halb õnn, et need hobused nüüd tulid. Et vaata, nüüd sul on poiss on sant. Mees ütleb jälle, hea õnn, halb õnn, mis mina nendest asjadest tean. Järgmisel ööl tuleb röövlisalk, kes värbab mehi enda kampa ja viib minema. Naabripoeg võetakse, aga vigast ei võeta. Ja hommikul on naaber jälle mehe juures, näe, küll on hea, et su poeg sant oli. Et minu poeg võeti ära, aga sinu poeg ei alles. Ja see mees ütleb jälle, et hea õnn või halb õnn, mis mina nendest asjadest tean. Ja kui sellise lühikese näite jooksul, vaata, elu võib juba muutuda nii drastiliselt ja me proovime kogu aeg nagu järeldusi teha, et kas see nüüd on hea asi või on see halb asi, siis me tegelikult lõpuni välja, me ei oska öelda, mis millegi jaoks on hea. Ja kuna meie elus jääbki olema
neid muutujaid, tundmatuid muutujaid, X ja Y-id jääb olema nii palju. Kuidas me neid ette teame? Aga psalmis öeldakse, et sina hoiad mu jalga püünise eest. Püünisega on üks siuke asi, et sa ei tea, kuhu püünis on pandud. Mina ei tea, kui paljudest jamadest Jeesus mind on päästnud. Ma ei tea, kui paljudest püünistest ta on minu jalga hoidnud. Ja sellepärast Jeesuse järgimisel meil võib tunduda, kui me oma kõrvades kuuleme seda, et me peame oma elust loobuma, oma elu maha panema, tegelikult me anname oma elu selle suure Jumala kätte, kes suudab tegelikult meie elu palju paremini hoida ja juhtida, kui me ise seda teeks. Et see on selle asja nagu taga, et me loobume oma elust ja et me oleme valmis oma selles mõttes tarkusega, et ma tean kõike paremini nagu selle maha panema. Aga mitte mingil moel nagu see ei tähenda, et umbes, et koli kloostrisse ja ära enam üldse nagu söö ja värke ja nii, et pane oma elu maha, proovi võimalikult ruttu siit ära saada. Et see ei tähenda seda, nagu inimesed võivad sellest valesti aru saada, aga see ei tähenda mitte mingil moel seda. Sest Jeesus kutsub ju jüngrid ka ennast järgima. Need jüngrid on oma elu maha pand. Alles siis, kui nad saavad täidetud püha vaimuga apostlite tegude alguses, suudavad nad elada sellisel viisil, et nad oma elust tõesti ei hooli, vaid nad teavad, et see elu on Jumala käes. See oli nagu pikk vastus. See oli keeruline. Ma loodan, et ma järgmistele küsimustele suudan lihtsamalt vastata. Aitäh. Võib-olla natuke laiendaks isegi veel seda, et kuidas näeb igapäeva elus välja see oma elu maha panemine nii praktilistes asjades? Ma arvan, et praktilistes asjades me tahame kristlastena elada seda püha ja puhast elu. Ma alles hiljuti olin ühes sellises olukorras, kus ma pidin ühe inimesega nagu vestlema nende asjade üle ja tal olid päris tõsised nagu süüdistused kristlaste suunas. Teadis, et ma olen nagu kristlane ja mitte nagu selline vaikne tagasihoidlik kristlane, vaid ma armastan Jeesust ja mulle meeldib temast rääkida kõigile, kas need siis on küsinud või ei ole küsinud. Ja siis tal oli päris palju etteheiteid kristlastele, selliseid, et okei, et mis te nagu endast arvate või mis te nagu peate ennast teistest nagu paremaks, mida tihti ka kristlastele öeldakse. Kui paljudele siin, kes teavad, et kui sa oled kristlane, eks ole, kui paljud teile on öeldud seda, et te kristlased peate ennast nagu paremaks või kui paljudele on nagu see jäänud, vaata, mõned käed ikka tõusevad, et need, kes on nagu kokku puutunud selle maailmaga, siis maailma suunast tihtipeale tuleb see signaal, et okei, kas te peate ennast nagu paremaks ja meie reaktsioon on see, et ei, et me tegelikult me oleme sama katkised ja sama nagu saamatud või sama katkised inimesed nagu iga teinegi. Meis ei ole midagi nagu erinevamat. See on veits tõsi, aga see on veits vale ka. Sest et meie püüdlus on ju tegelikult saada rohkem Jeesuse sarnaseks. Et me ei saa seda püüdlust ka nagu kuskile vaiba alla peita. Ja tegelikult ma väidan seda ja sellele naisterahvale ma väitsin ka, ma ütlesin seda, et kuule, kas sa tead seda, et kuskil on olemas need kristlased, kes päriselt elavad ühte püha ja puhast ja vaba elu? Ja selle pealt ta ei osanud seda oodata, sest ta mõtles, et kogu kristlaskond ongi ainult silmakirjalikke nagu selliseid varisere täis. Aga tegelikult ei ole. Ja ma usun, et sina ka tunned oma elus neid, keda sa näed, et vaata, tema elust paistab välja Jeesus. Ja sa ei oska seda võib-olla sõnadega seletada, et mida see nagu tähendab või mis ta siis teeb teistmoodi, aga tal on nagu nii palju Jeesust. Ja mina tean, et minu jaoks 11 aastat tagasi nagu see oli üks väga nagu tugev faktor, mis mind pani vaimulikult edasi liikuma ja kasvama, oli just see, et ma nägin neid inimesi, kellel oli päriselt see osadus elava Jumalaga ja nad tundsid Jeesust ja ma sain aru, et mina ainult tean temast. Nii et ma usun, et mida siis see tähendab oma elu mahapanek, see hakkab lihtsalt välja paistma. Ma ei oska öelda, kuidas seda parimal viisil teha, nagu igapäevaelus, et milliseid, ja ma ei tahagi öelda ka, milliseid harjutusi sa pead tegema, millistes poosides ja värki asja ja kui palju piiblit lugema ja kus kohast ja kui palju palvetama, vaid rohkem Jeesuse sarnaseks ja mida rohkem me nagu tema silmadesse nagu vaatame, nagu Jeesuse silmadesse, siis meie silmadest hakkab lõpuks peegelduma Jeesus. Nii et see on täiesti crazy, aga see Jeesus on see, kes meid muudab, mitte meie teod ei ole need, mis meid muudavad. Loomulikult siin on see, et kas me oleme nagu ausad enda vastu, et kui me ütleme, et me teda armastame, aga me tema kirja ei loe, siis me tegelikult ju petame ainult ise ennast ja imestame, et miks me vaimulikult ei kasva. Et mida rutem sa saad nagu ausaks Jumala ja enda suhtes, et kus sul on puudujääke või millega sa võitled ja mis nagu peab paranema, siis ma usun, et püha vaim on sulle palju parem mentor kui Joel Reinaru.
et kuula parem, mida püha vaim sulle ütleb ja mida tema käsib sul teha. Mitte seda, mis Joel räägib. Mina saan ainult rääkida oma elust, mida Jumal minul nagu käskinud teha või kuhu tähelepanu juhtin. Nii et see oli nüüd väike jätk sellele. Aitäh! Jah. Okei, ehk siis Jumal juhib nagu iga päev ja nii, aga siuke küsimus on siia tulnud, mis ma arvan, et see läheb sellega kokku, et kas kristlik elu pole igav? Ei, ma arvan, et see ei ole igav elu. Eks enda elu saab ise huvitavaks teha, aga on võimalik ka nagu elada seda elu, millel on nagu tähendus ja mõte, mis on palju sügavamad kui lihtsalt üks huvitav päev. Et kui sa saad aru, mis ma mõtlen, et sa suudad oma päeva sisustada hästi huvitavate asjadega küll, aga mingil hetkel me igaüks tunneme, et lõplikku rahuldust nagu huvitavus või huvitav asi ei paku. Nii nagu see uus telefon varsti tundub vana ja sa tahad jälle uut, et see rahuldus nagu tase, see kogu aeg liigub edasi, eks ju. Aga kui sa elad ühte mõtestatud elu, siis see on nagu päris põnev ja see on selles mõttes, ta annab sügavamat rahuldust kindlasti kui lihtsalt, et mul oli nii huvitav või põnev päev, aga no ega Jeesusega need päevad ka igavad ei ole. Ma võin ühe näite tuua, mis minu jaoks oli, kui nüüd rääkida veel sellest Jumala hääle nagu reaalselt igapäevasest nagu kuulmisest. Ma olin nädal tagasi, ma käisin Soomes ka jutlustamas ja siis ma laeva peal, laev oli poksult täis, ma tavaliselt sellise kellaajal ei sõida, nii et see oli mulle super nagu veider, et nii palju inimesi oli. Kohe hakkasin kartma, aga nad istusid seal ja nad olid enamus soomlased ja siis nad olid hästi purjus ka osad. Ja minu kõrvale istus üks abielupaar, ma sain aru, et nad on abielupaar, mina just lugesin seal pühakirjandust ja nemad hakkavad seal rääkima täiesti kõva häälega ja purjus ja rääkima, et kes nüüd veel Kimmo juurde viskit läheb jooma, et kui nad Helsingisse jõuavad ja sihukest värki ja nii. Kohe oma südames tundsin, et Joel, et mine ja räägi neile nagu minust, eks ole, et Jeesus nagu ütles, nagu ta tihti teeb ja saadab. Loomulikult see tundub nagu super veider ja üli nagu hirmus ka minna võõrast inimeste juurde, kes on täitsa purjus ja miks nad ei otsi seal laeva peal Jeesust. Ja veel vähem nad lähevad Kimmo juurde Jeesust otsima, et nad otsivad viskit. Ja siis ma lugesin oma seda raamatut edasi ja järsku nad tõusid püsti ja läksid minema. Ja siis ma mõtlesin, et metsa küll, et nüüd ma magasin oma võimaluse maha. Ja see on nagu üks nagu sellistest super olulistest asjadest, mida ma tahan sulle täna siit südame peale panna. Sul jäävad siit meelde parmud ja vähe õhku, aga jäägu see ka meelde, et kui Jumal kutsub sind, siis ära lükka seda edasi. Et kui Jumal räägib sinuga selgelt mingi asja koha pealt ja kutsub sind nagu hästi selgelt midagi tegema, siis ära lükka seda edasi. Sest see võib olla see viimane võimalus või selles mõttes, et sa ei tea kunagi, kas Jumal läheb siis järgmine nädalavahetus, otsib kellegi teise, keda ta kutsub, või kutsub ta sind veel. Aga kui Jumal räägib, siis see on nagu ülieriline ja seda tuleb nagu selles mõttes austada, et sellele reageerida. Ja ma magasin maha, nad tõstud püsti, läksid minema. Ja siis ma oma südames nagu kuidagi tundsin, et ma ei saa seda nii jätta, et ma pean otsima nad ülesse. Hirmus oli ikka, aga mõtlesin, nad peavad kuulma Jeesusest. Et kui nad oma abielus on nagu sellises kohas, kus näha on, et see on nagu väga ränk neile, siis leidsingi nad täis laevas, paksult täis laev ja ma nägin need lauas istumas kahekesi. Ühel pool oli tühi laud, teisel pool oli tühi laud ja siis kõrval lauas olid mingid jaapanlased, kes niikuinii poleks aru saanud, mis ma räägin neile. Ja siis ma läksin nende juurde ja lihtsalt küsisin, et kuulge, kas te olete nagu abielus? Jaa, küll. Ja siis ma ütlesin, et teate, et te vajate väga Jeesust. Soome keeles rääkisin ja ütlesin, et te vajate väga Jeesust. See mees ütles selle ja värk ja nii, aga naine jäi mulle otsa vaatama, lihtsalt silma sisse vaatama. Ja siis ma ütlesin, kas sa tead, et Jumal ei ole teie peale pahane, vaid Jumal väga armastab teid ja Jumal on teie ainuke lootus. Siis ta ütles kiitos. Ja ta sai aru, et see Kimmo juurde minek ei ole hea plaan õhtul ilmselt. Ja need on need kohad, kus Jumal tegelikult vajab, me ütleme, et me oleme tema käed ja jalad, aga ta vajab ka, et me midagi teeks. Ta vajab, et me midagi räägiks, ta vajab, et me läheks kuhugi, et me puudutaks seda katkist ja haiget maailma, kes ise ei oska otsida Jumalat. Ja see oli nagu kuidagi siuke nagu super eriline kogemus, kus Jumal reaalselt rääkis, pani mingisugusesse raskesse olukorda ja pidi tegutsema kohe. Aga teine küsimus oli, vabandust, nüüd ma vastasin veel eelmisele Jumala kuulamise küsimusele. Aga see küsimus, mis sa küsisid mult oli... Kas kristlase elu ei ole igav? Ja see igavuse koha pealt. Et kui me oleme oma elu andnud vaata Jumalale üle, siis tegelikult on ju niimoodi, et tal on õigus meiega teha, mis ta tahab. Super crazy. Ja mis saaks nagu põnevam olla see, kui sul tulevad nagu mingid käsklused nagu lihtsalt hommikul laua peale, et siis nagu okei, mission impossible,
palun väga, mine ja tee. Ei, ma arvan, et kristlase elu kindlasti mitte ei tohiks olla igav. Aga kristlased ei ela nagu ainult seda elu siin. Et alati on nagu see igavikuline nägemine meil ka ju tegelikult, et see ei ole kõik, mida ahmida ja kõike, mida proovida, nii, see ei ole siin. Vaid pigem see, kui Jeesus kutsub meid ennast järgimist ja küsib, et okei, kas sa tahad seda siin või seda seal. Et kumma sa nagu prioriteediks paned. Ja siin pigem on see, et okei, ma siin olen valmis ennast tagasi hoidma. Et nii nagu Paulus ütleb teises kirjas Timoteusele, et saada seal kuulda seda, et hästi tehtud, see hea ja ustav sulan, et sa oled säilitanud usu ja värki, nii et see on see, kuhu poole me liigume tegelikult. Okei, aitäh sulle. Sul oleks tooli vaja, sest mul on nii pikad vastused, et... Ei, väga hea. Saab liikuda veits. Istunud ka. Aga läheme küsimustega edasi. Need natukene teema muutus. Aga meil siin räägime tallest, Jumala tallest. Ja meil oli siin lammas eile. Ma saan aru, kus ta oli. Ja, nüüd on seal. Ja siis on selline küsimus tekkinud, et kui piiblis mõeldakse lambaid rumalana, siis miks mõeldakse Jeesus tallena? Et kui lambad on rumalad, Jeesus tall. No seal Jeesuse, ma arvan, atribuutide hulka talle ei ole mitte maalitud kui nagu rumaluse sümbolit, vaid pigem nagu kui puhtuse ja ohvri sümbolit. Et meil alati, kui me piiblit loeme ka, siis me ei pea kõige rumalat versiooni välja mõtlema, vaid võime mõelda ikkagi kõige õigema versiooni välja. Ja Jeesusel tõmmatakse ju meiega ka paralleeli, et me oleme ka nagu lambad, kas me siis oleme Jeesused. No, et piibel on selles mõttes mitmekihiline küll, aga me ei tohi asju ka teadlikult segamini nagu ajada. Kui Jeesusest räägitakse kui tallest, siis see sümboliseerib ohvrit. See sümboliseerib alandlikku ohvrit, nii nagu tal, keda viiakse tappa, kes ei tee häält oma niitja ees. See oli Jeesus, keda mõisteti süüdi, mõisteti hukka, löödi risti, aga ta ei karjunud, ta ei röökinud, ta ei neednud, ta ei siunanud. Ta käitus nagu see ohvriloom, keda need juudid tolle ajas Vanas Testamendis tundsid väga hästi, keda nad olid paasapühade ajal kogu aeg olid ohverdanud seda, nii et neil oli see super tuttav. Ja selle tallega võrreldakse Jeesust. Kui meist räägitakse kui lammastest, siis me võime ju ka mõelda, et nagu, et miks me lollid peame olema. Tegelikult lammas ei ole selles mõttes nagu lihtsalt loll. Et on palju lollimaid loomi olemas. Näiteks te laiskloom olete näinud. See on mingi hull vend, ta on lihtsalt nii rõve must ja ta haiseb, et lihtsalt teised loomad ei taha teda selle pärast süüa, et ta on nii laisk ja haiseb. No anyway. Aga lambad on selles mõttes ka toredad, et lambad on väga sõltuvad. Ja ma usun, et kui meist kui kristlastest maalitakse piiblis pilti kui lammastest, siis see tähendabki seda, et me ilma oma karjaseta oleksime väga suures hädas, mis on siin maailmas ka super tõsi. Kui me jääme ilma Jeesuseta, siis me oleme suht kiiresti hundilõugade vahel. Et see on nagu täiesti 100% kindel. Ükski kristlane ise, ükski lammas ise üksi siin maailmas ei suuda seda kristlase elu elada lahus oma karjasest. Ja ma arvan, et kui Jeesusest räägitakse kui tallest, siis ta on kui ohvritall. Kui kristlastest räägitakse kui lammastest, siis räägitakse kui nendest loomadest, kes vajavad juhti ja karjast, et püsida elus. Sest karjane on super hea asi. Kui sa ise oled päriselt nagu lammas või isegi kui sa oled tavaline inimene ja sa näed hunti tulemas, siis ülihea, kui keegi karjane on. Sest karjane ei jookse minema, vaid karjane läheb, annab hundile peksa. Ja sellepärast on nagu hea olla lammas. Aitäh. Aga nüüd on nii, et meil on veel natuke üle 10 minuti ja need küsimused sealt karbist on otsa saanud, aga kui kellelgi on veel koha pealt küsimusi, siis saab esitada neid nüüd. Ehk siis iga teema kohta on siis Jumala hääle kuulamine, talle veri ja püha elu. Lihtsalt nüüd küsimused Joelile. Yeah. Sa mõtled nagu telekamängude mängimine? Et kas võib teha? See on hea küsimus ja ma arvan, et päris paljud kristlased maadlevad sellega nagu ülipalju, kes tahavad teha Jumala tahet. Nii et nad hakkavad nagu võib-olla veits üle mõtlema selles osas, et nagu appikene ma pole Jumala häält kuulanud, et ma peaks täna hommiku helbeid sööma nagu hommikusöögiks või piima jooma. Et kui hakkad nagu üle mõtlema, siis seda ka Jumal ei oota kindlasti. Ja mõelge nüüd sellele, kes on piiblit lugenud, kes vähegi teab ja kindlasti lugege piiblit, see on selles mõttes ei ole nagu ainult vanainimeste raamat, vaid selle kirjutasid nagu suht noored poisid ka, nii et siin ei ole midagi vaja muretseda, et aru ei saa. Hästi saad aru, kui räägitakse lammastest ja huntidest ja karudest ja karjastest ja nii. Aga kui piiblis kirjeldatakse meie suhet Jumalaga kui lapse ja isa suhet, siis kas kõik asjad, mis mina oma lapsel luban või annan või võimaldan,
on need asjad, mida tal tõesti on nagu vaja? Robert, sa võid öelda? Kas sa saad ainult neid asju, mida sul on vaja? Okei, meie peres see on võib-olla nii. Aga vahel on nii, et ma ostan sulle ka neid asju, mida sul ei ole vaja, mida sa lihtsalt tahad. Ja siin ilmneb tegelikult selle hea isa nagu siuke omadus, et vahel ta annab ka oma lastele vaata valida. Et aga sa võidki valida, mida sa teed. Et sa ei ole nagu lukku keeratud oma elus. Et umbes millega ma oma päeva sisustan. Ei, kristlase elus peab olema alati vabadus. Paulus räägib roomlastele, kirjas räägib sellest vabadusest. Et kui Kristus meid on vabastanud, siis käigem ka selles vabaduses. Et me peame elama selles vabaduses ja see vabadus, ta ei mõtle siin ainult, see vabadus on mõeldud kindlasti ka selles, et me ei oleks patu orjuses, et meid nagu see liha kogu aeg ei juhiks, ei tõmbaks, aga see vabadus tähendab ka seda, et sa saad ühte vaba elu elada. Mitte vaba abielu, vaid selles mõttes nagu vaba elu, et sa võid vabalt elada ja valida oma asju, mida sa teed. Ka seda, kuhu kooli sa lähed. Loomulikult kristlastena me teame, et me palvetame need asjad läbi, kui need on meile tähtsad ja Jumal räägib meile sellisel viisil, et me saame aru. Aga kui ta ei vasta, et kas sa pead ostma endale esimeseks autoks Peugeot või Renault, siis sa saadki valida, kumma sa ostad. Täiesti vabalt. Ja sellest saabki siin õige valik. Ja eriti ma näen, et te hakkate jõudma siin küpsesse ikka ka, et hakkate omal elukaaslasid valima tulevikus ja abikaaslased ja nii. Ja siin on keegi kunagi öelnud, ma tahan selle teile südame peale panna ka. Ma olen näinud paljusid, kes jätavad valimata, sest nad justkui ei kuule Jumala käest nagu seda juhtimist, et näed, et see inglikoor ei hakka laulma. Ja jääb valimata. Aga kas sa tead seda, et Jumal vahel laseb meil ka ise valida? Et aga vali endale see kaaslane, kes sulle meeldib, keda sa armastad ja kellega sa tahad koos elu elada. Aga kas sa tead, et see kaaslane peab olema sulle just see õige kaaslane? Tead, millal ta saab selleks õigeks kaaslaseks? Siis, kui te mõlemad ütlete altari ees jah, siis temast saab sulle see õige. Ja kedagi teist enam ei ole olemas. Aga sinnamaani on meil vabadus valida. Jumala sõna ei ütle mitte kusagil ette seda, et kuidas ja mil moel peab endale nagu abikaaslasid valima, vaid selles on valikuvabadus. Nii et siin vastus sinu küsimusele, et jah, Jumal on andnud meile ülisuure vabaduse, millega tegeleda, mida teha. Loomulikult me saame püha vaimu kaudu aru, kui me tegeleme ebapühade ja ebapuhaste asjadega. Selleks püha vaim ongi meie sees, mis annab meile räigelt nagu kohe märku. Me õpime teda küll vaigistama, kui me tahame edasi elada oma patus, aga parem on seda mitte teha ja saada vabaks ja saada puhtaks. Ja seda me võime ka täna palvetada sinu eest, kui sa tunned, et sinu elus on midagi sellist, mis sind seob, nii et sa ei ole vaba, sa ei saa öelda, et sa oled vaba. Siis tule pärast, ma hea meelega palvetan sinu eest ja kuulen sind ja räägime, et Jeesus vabastaks sind täna. Aitäh, amen. Ma võib-olla natukene laiendaks veel võib-olla seda sama küsimust. Meeldib laiendada. Meeldib laiendada. See on hea. Ehk siis, et kas, me saame valida igasugu tegevusi, aga kas tihtipeale tekib nagu ka see küsimus, et et me peame elama seda sama püha elu, mis on Jumalale pühendatud ja me siis kujutame, et meil on vaja ju seda mingit autot, et asju teha, et siis valin, et millist ma tahan. Aga kas ala mingi selline lihtsalt, mis kohas tuleb nagu see erinevus, et mis tegevused on näiteks elu raiskamine, mis Jumal on andnud ja nagu selles mõttes elu mitte pühaks pidamine versus see, et tegevused, mis lihtsalt nagu, et saab puhata ja saab ennast lõdvaks lasta. Ja siin kohas ongi, vaata, mõtlen seda. Tegelikult me kõik teame, mis raiskab meie aega. 100%, sa ei pea selleks vanemate käest küsima, sa ei pea kellegi püha mehe juurde minema, et küsida, et mis minu elus on aja raiskamine. Igaüks teab seda. Aga vaata, super crazy on see, et kui meil oma jõud ei käi selle vastu, vaata, see ongi nagu ülihea point, et sa ei saa aru enne, et kas sa oled ahelas, kui sa ei ole keti pingule tõmmanud jala küljes. Te olete kindlasti näinud ketikoerasid, eks ole. Kuudi ümber ta chillib, ta on täiega nagu vaba koer. Aga nii, kui ta tahaks joosta sellele kassile järgi, siis ta saab aru, et ta tegelikult on nagu ketis, kui ta on tõmmanud keti pingule. Ja vaata, meie eludes on ka niimoodi, et kui mingid asjad meil on ennast sidunud juba ümber meie südamete ja ümber mõtete ja võtavad nagu meilt seda aega ja röövivad meie elu, siis kui me hakkame proovima nagu sellest vabadusse nagu astuda, siis me saame aru, et oi pekki, käsi ei tule nagu, et ma olen nagu kinni, et ma olen nagu seotud. Ja need on tihtipeale need ahelad, mis tegelikult on hästi ohtlikud, sest et nad jätavad sulle mulje, et ei, ma ise kontrollin, aga tegelikult sa ei kontrolli, sa ei saa vabaduses liikuda.
saite sellest pildist aru või? Ma ei oska seda paremini tuua, seda ketipilti, aga ja siis on mingite asjadega meie elus nii ka, et kui kurat on need ketid pannud meie elu külge, siis ta hea meelega ka laseb sul mingites piirides, ka kristlikes nagu ringkondades ja kristlikul maastikul, ta laseb sul käia, laulda, ülistada ja värk ja nii, aga, ja nüüd ma tean, et ma räägin paljude eludest, siis mingil suvalisel hetkel täiesti ootamatult ta tõmbab sellest ketist sul jalad alt ära. Ja sa tunned, et oh man, kust see nüüd tuli? Et kuidas ma jälle siin nagu selles kohas tagasi olen, ma käpuli olen nagu muda sees. Et see on üliohtlik tegelikult, kui sa ise juba tead, et su elus on mingid siuksed sidumised, mis on nagu juba vaimsed sidumised. Mitte lihtsalt nii, et noh, ma ei tea, see on liiga palju porgandit, vaid mingid siuksed asjad, et mis teevad mulle nagu mentaalselt juba ja vaimulikult ka kahju. Et nad ei too mind Jumalale lähemale, vaid viivad temast kaugemale. Et nendest asjadest on vaja võimalikult kiiresti vabaneda. Et see on nagu see koht. Aitäh. Rahel, kas sa tahad küsida ühe küsimuse? No okei. Sain siin postituviga küsimuse. Erkis ise ütles ka, et tegelikult ma võiks kirjutada ise mõne küsimuse, millest ma rääkida tahan ja panna siia, aga ma ei jõudnud lihtsalt. Ta näitas mulle küll seda karpi, aga ma ei jõudnud kirjutada. Üks üliaus. Okei, et küsimus siis tuli, et kas arvutimängud ja filmid, kas ja kui palju me peaksime neid tarbima? Kas te tahate tunde või minutites või milles ma ütlen? Nagu, et kui palju peaks tarbima? Jaa. Millisekundites ja milliseid. Ma ei oska öelda ja ma ei vasta ka sellele küsimusele, sest ma usun, et minu eesmärk täna siin on, ma tahan sind juhtida sellisesse osadusse Jumala püha vaimuga, kes elab sinu sees, et sa oskaksid ise seista usus. Mitte tulla ja joosta iga küsimusega nagu kellegi käest küsima, sest et tegelikult on see, et me ei vaja karku, me ei vaja ühtegi inimest, et ükski inimene oleks meile kark. Me ei vaja tegelikult, ka teil oli just superäge, ilusad mentorajad siin, kus te saate julgustada üksteist ja palvetada nii, aga ma ütlen sulle kohe praegu ausalt ära, kui pühast vaimust ei saa sinu igapäevast mentorit, siis sa jääd kogu aeg neid mentoreid otsima. Ja sellepärast ma ei ütle sulle ka, mis filme sa tohid vaadata ja kui kaua ja mis mänge sa tohid mängida, sest mina ei tea, mida sulle on lubatud, sest Piibel ütleb tegelikult ka seda, et igal usklikul on oma usu mõõt. Kas te olete sellest kuulnud? Et igal usklikul on oma usu mõõt, mida mina ei tea, mis sinu usu mõõt on ja sina ei tea, mis minu usu mõõt on, aga me igaüks peame teadma, kus on meie usu mõõt, kus on meile mingid asjad lubatud ja mingid asjad keelatud. Jumala rahva keskel võib ka nii olla, et ühed võivad minna kinno, aga teistel ei ole lubatud minna kinno. Et see on ka nagu super eriline, et isa tunneb meid igat ühte nii personaalselt ja nii isiklikult, et tegelikult tal on me iga ühega nagu isiklik suhe ka. Ja vahel on nii, et ta ütleb, et Joel, sa võid muidugi minna Transformerseid vaatama kinosse, aga vaata, Leo ei või. Et Jumal sellel samal ajal, Leo pidi ka alguses tulema, aga tegelikult Jumal ütleb, et ei, Leo, ma tahan, et sina praegu paastuksid lihtsalt ja palvetaksid. Ja siis nüüd ongi see küsimus, et me ei saa tõmmata ühist nagu sellist mingit jutti, et näe, kristlased ei käi kinos. Ei saa öelda nii. Iga kristlane peab tegema seda, mida Jumal talle ütleb. Et selle järgi tee. Et ma tean, et ma osade jaoks nagu ei vasta midagi, aga teistele ma annan nagu täiega suure vastutuse, panen sinu enda peale ja võta rõõmuga see vastutus vastu, sest et see on ainuke viis, kuidas lõpuni vastu pidada. Ja see ongi nii, et kui ma ise õpin Jumalaga sellisel viisil nagu suhtlema, et ma kuulen ta häält ja ma tean, mis on mulle lubatud ja mis ei ole. Ilma teisi hukka mõistmata seal juures. Aitäh sulle. Ja. Kas on veel küsimusi? Need on kaks erinevat sõna. Mõni tähe vahe on. Patul ja pahel või? Pole kunagi nii mõelnud. Pahe on see, et sa närid küüsi, on ja? On pahe või? Oh, brother. No ma ei tea otseselt, kas ta patt ka on, ma ei tea, kumb ta on tõesti, aga super hea küsimus. Pahe tundub meile näts nagu lihtsam, on ja? Ma ei tea. Aga kui pahe on oma vanematega ülbitsemine, et ma lihtsalt ei saa, ma olen siuke, noh. Et mul on see pahe, et ma varastan emalt nagu raha. Ma ütlen, et see on pahe. Ma ei ütle, et see on patt, muidugi, sest patt saadab põrgu, aga pahe ei saada, on ju. Nii et ma veits saan aru su küsimusest, aga ma arvan, et parem on, kui me ei proovi võib-olla niimoodi poolitada neid piire selles mõttes tõmmata, et ma ei tea, äkki ei tasu kiirust ületada.
sest me sõitsime siia ja me nägime, kuidas tee ääres oli suur õnnetus Tartu maanteel ja inimene oli surma saanud, oli laibakott oli seal tee peal ja oli verelombis, oli 2 tükki. Et täiesti crazy, sõitsin mööda sealt ja vaatasin, et okei, et need inimesed hommikul lõid oma kohvi, läksid teele ja nad ei teadnud, et nad järgmine hommik enam ei joo. Et selles mõttes nende Jumala ees mingite asjadega, mis meie elus nagu kriibivad või on nagu valed või nii, siis nendega, mida rutem sa tegeled, seda parem, et ära jäta midagi nagu homsesse hommikusse, sa ei tea, kas sulle seda antakse, et selles mõttes patt ja pahe on erinevad sõnad, aga ma arvan, et seal taga võib olla üks salakavalus nagu lihtsalt proovida nihverdada, mida Jumalaga ei anna eriti teha. Aitäh. Veel küsimusi? Wow! Te ütlesite, et lammas oli seal, miks seal koer nüüd on? Ta ei ole seal sees. Ta on välja, aga ta sõi selle lamba ära. Ma arvan, et kui enne oli lammas ja nüüd on ainult koer alles. Ja, super äge. Ütle uuesti. Miks Jumal meid armastab me? Ma arvan, et ta lihtsalt on valinud meid armastada ja talle meeldib see, mis ta tegi. Et ta on inimesed teinud, vaata, ja ta ei mõelnud, et ma teen midagi jube kehva, mille ma pärast ära viskan. Et ta ei ole niimoodi mõelnud, vaid ta ei raiska ressurssi ja ta on otsustanud meid armastada. Et teine küsimus on see, et milles see armastus, eks ole, väljendub või kuidas seda näha on. Paljud inimesed arvavad, et Jumal on, armastabki inimkonda ja seda ei ole raske mõista, aga kuidas siis osad inimesed saavad nagu põrgusse sattuda, et seda on raske mõista. Et kui Jumal kõiki inimesi oma loodut nagu armastab, et miks siis osad inimesed ikka nagu põrgusse lähevad. Aga tegelikult, kui nii mõtelda, siis Jumala armastus ongi see, mis laseb paljudel inimestel põrgusse minna. Ja see tähendab seda, et kui inimesed siin elus ei taha Jumalaga mitte midagi tegemist teha, mõelge, kui julm oleks siis, kui Jumal sunnib terve igaviku need inimesed elama enda ligiolus. Täiega crazy nagu. Ja see on nagu see koht, miks paljud inimesed nagu ütlevad, et ei näed, Jumal on kuri ja vaata, et ta laseb maailmas olla nii palju kurjust ja ta osad inimesed saadab põrgusse, et ta ei armasta, on ja. Tegelikult Jumal armastab ja ta armastab kuni sinnamaani välja, et ta laseb meil igal ühel tegelikult elada oma elu, kas temaga või ilma temata. Aga nendel asjadel lihtsalt on selles mõttes tagajärjed ja see on nagu super hea. See on ka huvitav küsimus. Ma ei ole kunagi kuulnud niimoodi kedagi küsimus, et miks Jumal meid armastab. Et kui ma ise tõesti enda elu hakkaks vaatama, siis oleks palju leiaks siin, mis on nagu mitte armastusväärne. Aga kuna ta on meie isa, siis ta armastab oma lapsi. Ta armastab ka neid lapsi, kes on pahad lapsed. Ta armastab ka neid lapsi, kes ikka valesti teevad ja ei õpi ja ikka on sõnakuulmatud. Aga ta ikka armastab neid lapsi. Ta ei viska neid nagu oma perest välja, vaid ta armastab neid ja ta laseb neil muutuda ja meelt parandada ja kõike asja teha. Nii et see Jumala armastus on üks väga cool asi. Et kui me sellest nagu aru hakkame saama, siis see on nagu lihtsalt äge. Jah, veel küsimusi? Ja ma siia võib-olla vastaks seda ka, et paljud inimesed ei tea, et Jumal neid armastab. Ja see on nagu nii ränk elada siin maailmas teadmata, et keegi sind üldse armastab. Ma usun, et kui ma siin küsiks ka ja laseks käed tõsta, et kui sa tunned, et sind keegi ei armasta, ära hakka tõstma käsi, siis päris mitmed tõstaks käe. Sest see armastuse nagu vajadus, see vajadus olla armastatud, see on nagu ülisuur inimese sees. Ja päris paljud inimesed, ma mäletan, kui mu abikaasa ka trolliga sõitsin linnas ja elasime ja siis, kui meie elus oli siuke vaimulik nagu raputus ja ärkamine ja me hakkasime päriselt igapäevaselt inimestele jagama sellest, et hei, Jumal armastab sind ja värki ja täna päevani me teeme seda ja imelised nagu reaktsioonid on inimestelt, aga alguses kõige suurem asi, mis mind hämmastas, oli see, kui väga see inimesi puudutas, kui nad kuulsid, et Jumal neid armastab. Ilma teadmata isegi, et kas nad on usklikud või whatever. Ja siis teine respons, mida tüüpiliselt tuli, oli see, kes ütlesid, et ei, mind küll ei armasta. Et inimesed, kes olid Jumalast lahus ja nad teadsid, et see, kuidas nad tegelikult elavad, on super vale ja nad ei saa sinna midagi parata. Ja kui veel keegi Jumal on päriselt olemas, siis mind ta ei suudaks küll armastada, sest ma olen teinud igast asju ja värke nii. Ja tegelikult tõde on, et need inimesed vajavad kõige rohkem nagu kuulda seda, et ei, muidugi Jumal armastab sind. Et Jumal armastab sind üliväga. Ja see on võib-olla sõnum ka sulle täna, nii et kuule seda, et kui Jumal näeks sind täna, kui ta seisaks siin ja tal oleks mikrofon käes, siis ta just sulle ütleks, et ma nii väga armastan sind. Sa meeldid mulle, mul on sinust hea meel ja ma ei ole su peale pahane ja ma ei ole sinust pettunud ja ma ei ole sust solvunud ja ma ei taha sulle käega lüüa selles mõttes, et sa oled nagu lootusetu case. Ei, Jumal vaataks sulle otsa ja ta ütleks, et ma nii väga armastan sind. Tule koos minuga, võta see elu, mis mul on sulle pakkuda, vali see elu
Nii et see on see Jumala süda, mis piiblist tuleb ja mis ma olen ka ise oma elu kohta tundnud, et kui väga Jumal mind armastab, nagu see on lihtsalt crazy. Aitäh. Ülihea küsimus jälle. Kas on veel küsimusi? Kindlasti on, olge julged. Oh, wow. See on päris cool. Olete valmis selleks? Ma olin Soomes jälle, aga see oli see sama koht, kui ma laevaga sõitsin, see oligi nädal tagasi umbes, käisin Soomes ja see oli täiesti crazy. Ma täpselt ei teadnud ka, kuhu kohta ma lähen ja mis see setup seal on, aga ma pidin jutlustama ühes kirikus ja seal oli mingi 400 inimest, kui ma kohale jõudsin. Ja see oli ülikool, mul oli hästi pikk autosõit, ma olin vähe maganud ja kui ma kohale jõudsin, siis ma sain nii väga tugevalt aru, et Püha Vaim tahab, et ma oleks seal. See oli selline traditsioonilisem kirik, kus võib-olla väga ei laulda nagu sellist ülistusmuusikat ja ei olda käed püsti väga ja ei profeteerita ja ei palvetata haigete eest, aga Jeesus on mul käskinud alati palvetada haigete eest, kui ma temast räägin. Nii et seal ma ka oma jutluse lõpuks ma ütlesin ka, et nii ja nüüd tõuseme ja ma palvetan igaühe eest, kes siin on haige ja kes tunneb, et tal on mingit häda ja nii, siis pane see käsi selle haige koha peale, kõik need 400 inimest. Ja need inimesed hakkasid panema seal ja värki ja nii, siis ma lihtsalt paletasin seal, sest kas te teate seda, me usume seda, mis Jumala sõna ütleb, et kus 2 või 3 on minu nimel koos, siis mina olen teie keskel, Jeesus ise ütleb, eks. Aga me vahel räägime temast nii, nagu teda polekski siin toas. Et vahel, kui me kokku saame, siis me räägime sellisel viisil, nagu ta oleks alles kuskil taevas või kuskil eemal või kuskil ujub, eks ole, või saunas tahaks ka minna, sest ma tean, et need, kes tõstsid käe, kes tahtsid ujuma minna, te teate, et Jeesus on seal tegelikult. Aga tegelikult me räägime temast sellisel viisil, nagu teda poleks siin. Ja üks asi, mis minul südames on, ma tahan igale, nii nagu ma täna olen ka teile nende vastuste asemel pigem nagu suunanud teid, et palun leia ise see koht, kus sa kuuled oma isa häält. Et kus sa usus seisad selle peale, et see sama Püha Vaim, kes Joeli sees elab, see elab minu sees ka. Et see sama Püha Vaim teeb neid samu tegusid, täpselt samu asju värkini. Anyways, siis ma palvetasin nende eest lühidalt lihtsalt, et Jeesus, ma tänan sind ja mis Püha Vaim esile tõi mingid asjad ja mille eest oli vaja palvetada, mingid valud ja haigused ja nii. Ja pärast seda palvet ma ütlesin, et tõsta nüüd 2 kätt pea kohale, kui sa oled terveks saanud. Et kui sa saad liigutada ja saad teha seda, mis sa enne ei teinud. Ja mingisugune 450 inimest sellest 400, need tõstsid käed, et Jeesus oli neid puudutanud. Ja kõige suuremas šokis olid nad ise, ma ütlesin, et vaadake nüüd ümber ringi, et Jeesus on päriselt siin. Ja et meie oleme otsustanud uskuda seda raamatut, mis siin kirjas on, ja elada selle järgi. Ja see töötab. Nii et Jeesus tegi seal mingi 40-50 inimest terveks lihtsalt ühe väikse palve peale. See oli nagu päris cool. Nii et see oli siuke viimaseid ägedaid asju, jah. Tänu Jumalale. Halleluuja. Aitäh. Ja me võime siin ka seda teha, palvetada vabalt. Me palvetada. Kas me võime võtta veel ühe küsimuse, kui on veel kellelgi viimane küsimus, aga siis võtaks küll palvaja. Kõik on nii põnevil nüüd sellest palvetamisest. Täiega äge. Aga kui on veel kellelgi üks küsimus, siis julged käsi üles. Oh, man. Jah. Kõige rohkem tahan ikkagi isa. Et Jumal on hästi palju atribuute ja meil siin lääne ühiskonnas, siin kus McDonaldsis saab käia, siin on niimoodi, et meile meeldib mõtelda asjadest selliselt, et meil on valge tahvel ees ja meil on koolis õpetatud seda kõike ja nii, ja kui me ütleme, et kirjutame sinna mõisteks, kirjutame Jumal, siis mis meie hakkame oma lääne ajudes tegema, mitte ainult läänlased, ma olen ise Läänemaalt, ma olen Läänemaal, siis me hakkame tõmbama neid kriipsukesi ja kirjutama, et Jumal, see on armastus, siis ta on isa, siis ta on headus, ta on kõike nägev, ta on mingi ratatatata ja me võtame Jumala niimoodi üksi pulki lahti ja ütleme, et Jumal on kõik need asjad, aga samas ta ei ole ka nagu ükski neist asjadest nagu täielikult. See, mida Jeesus tegi, oli selles mõttes nagu coolim, et kui Jeesuse käest küsiti neid küsimusi, siis Jeesus rääkis loo. Ja kas te teate, et tänapäevani, kui sa juudi rabi käest lähed küsima nagu Jumala mingeid asju ja Jumalast või mingeid selliseid sügavaid teemasid, siis ta ei vasta sulle nii, et Jumal on armastus või Jumal on headus ja ta on isa ja nii, vaid ta räägibki sulle ühe loo. Ja kui sa küsid, et oota, palun, kas sa täpsustaksid, siis ta jutustab sulle järgmise loo. Ja kui sa küsid, et oota, veel ei saanud päris täpselt aru, siis ta jutustab sulle 3. loo.
sest nende lugudega, nii nagu Jeesuse tähendamissõnadega on see ka, nii nagu kadunud poja loos, siis Jeesus oleks võinud lihtsalt öelda, et kui keegi kahetseb pattu ja parandab meelt, siis isa võtab ta vastu. Kõik, oleks lühike lugu tund, eks ole. Aga Jeesus räägib ühe loo, kus on tunded, kus on emotsioonid, kus on lõhnad, see põrsaste juures söömine, sealt solgihunnikust, seal see raipe hais käib üle pea ja isegi seal ei saanud kõhtu täis, eks ole. Ja see häbi, see, kui sa oled kõik oma isa varandus, oled nahka pannud ja kõike asja nii ja siis tulla lontides isa juurde tagasi selle suure häbiga, et okei, isa, võta mind nagu kui ühte oma sulastest ja kuidas siis isa jookseb talle vastu. Lähis-Idas ükski mees ei jookse, siis mehed ei jookse, nad kõnnivad, neil ei ole kuskile kiiret. Väärikas mees ei jookse kunagi. Aga seal loos Jeesus räägib, et see isa, kes oli väga suure varanduse omanik ja väga väärikas mees, siis ta jookseb oma pojale vastu. Isa on valmis veel ennast alandama, et seda räpast poega tagasi võtta ja ta ei ütle mitte kunagi, ei heida mitte midagi sellele pojale ette, vaid ta lihtsalt annab andeks. Nii et selles mõttes, kui küsida, kes Jumal on, siis ma ka peaks rääkima neid lugusid lihtsalt, et kes Jumal on, et teda ei saa tõesti ütelda jah, go for it, et ei saa ütelda jah nii, aga see on lihtsalt jällegi üks asi, kui sa Jumala sõna loed, siis miks Jeesus räägib neid tähendamissõnu ongi sellepärast, et seal lisaks lihtsalt nendele definitsioonile on ka maitse ja lõhn ja tunded ja kõik see maailm on juures. Ja kui me Jumalast räägime, siis me ei saa seda rääkida lahus tunnetest ja sellest rikkusest. Jah. Aitäh. Ma ise ka ei oskaks endalt midagi praegu küsida ausalt, nagu selles mõttes ma olen proovinud mõelda, aga mul ei tule ühte küsimust. Okay. Aga äkki võtame siis palveks aega. Jaa, super cool. Sa palvata meie eest. Jaa, hea meelega. Lihtsalt teile teadmiseks, et podcast lõpeb siin kohas ära, eks ole, ja see ülekandesse ei lähe nii, et võib minna isiklikuks, aga tõuseme palvesse ja oleme Jumala ees.